kas sa annad endale aru, et kui hüpoteetiliselt tuleb valitsusele käsk iga teine kodanik likvideerida, siis läheb see kohe töösse. See on mu postitus Facebookis, masspostitus nii-öelda, nagu halvustatakse, masspostitus. Mul ei ole midagi muud öelda. Teine, selle paralleelselt seda kinnitav postitus posteri näol, Facebooki posteri näol on inimesed, kas te saate aru, et meie riiki juhivad satanistid ja sellel ei ole piire. Ma ei tea, kas see on juhus, et mulle sattus see rätik pähe. Tegelikult ma panin ta sellepärast pähe, et mu juuksed olid märjad ja ventilaator huugab täie võimsusega ja ma ei tahtnud, et pea hakkab valutama. Ja võib-olla need niinimetatud rätipead kannavad ka sellepärast rätikut, et kaitsta ennast kuradi eest. Sest kurat kui kujund ei ole mingisugune kristlaste suveräänne jutupunkt kristlikus religioonis. Kurat siin, kurat seal. Mina usun elavasse jumalasse, mis sisaldab endas ka kuradit. Saatanat, hingevaenlast, mõrtsukat, hävitajat. Ainult ühe reservatsiooniga. Ta on absoluudi ehk Jumala kontrolli all, täielise kontrolli all. Muide täpselt samasugust doktriini sisaldab ka teine suur, ülisuur religioon, islam. Seal aetakse samamoodi kuradit taga, nii nagu üks osa kristlikust religioonist ehk kristusteadmusest. Ma ei tea, milline see omavaheline suhte protsent on, kus rohkem kuradit taga aetakse. Kas islamis või kristluses. Aga üks on selge, et täna, siin ja praegu on kurat välja aetud Afganistanist. See seltskond, keda arvatakse, et nad on saatanast. Mida sa õigupoolest sellest tead? Kas nad ikka on saatanast? Kõik, mis on Jumal. Ei ole midagi, mis ta ei oleks. Kaasa arvatud tema mitteolemine. Kaasa arvatud tema ilmnemine saatanlikus väes. Mis on asja õiguslikult tegelikult kõige lähem kujundile, kus kohas armastav lapsevanem ka ühtlasi karistab oma last, kui see jätkuvalt ja sihtotstarveliselt ja sihikindlalt ignoreerib kodus isekorra eeskirju, vanemate kehtestatud printsiipe, siis järgneb sellele varem või hiljem lõpptulemusena karistus. Nii et, mis ma sellega öelda tahan? Tahan öelda, et saatan, kurat, see, ja nüüd juhin tähelepanu, ja see on kõige olulisem asi. Ja see on tegelikult, see on päris sügav asi. Ma usun, kõigile on teada ja tuntud selline tõik, kus kohas üks korralik, vaga ja tubli kristlane sõna otseses mõttes, kui ta kuuleb kuradi nime, ta jookseb koos uksepiitadega sellest kohast minema. On põhjus selle peale mõelda. Miks jookstakse minema, kui keegi kuskil kohas ütleb, see on kuradist, see on saatanlik. Huvitav, miks jookseb see seltskond minema? Ma olen ise ka ilmselt jooksnud võib-olla kunagi aastakümneid tagasi, nii-öelda kujundina olen sellest eemale põrkunud. Ma põrkun ka täna eemale nendest inimestest, kes kasutavad sidesõnadena kontekstis, mingis hoopis muus kontekstis, see on ju hästi levinud, kasutavad kurat, saatan, kuradi kurat, rais kaasa arvatud muideks. Kuid kui see on selgelt määratletud, konkreetselt mingisuguse ilmingut tarvis, mida praegusel hetkel jagub kõiges ja kõikjal, praktiliselt võib öelda elu peateel, meie hoovi peal, meie igaühe hoovi peale
on sisenenud saatanlikud jõud. Kas me nüüd peaksime samamoodi käituma nagu need naljakad kristlased, kes ütlevad, kui nad kuulevad kuradi nime. Mina ei ole nende hulgas. Ma olen pigem nende rätipeade hulgas, kes avalikult kisuvad kuradit sabast. See on väga keeruline tekst. Ja see tekst sünnib vaimust. Ja see on nii. Seda peab vaimselt mõistma. Sest me siseneme praegu perioodi nüüd järgmine päev nagu nii-öelda pärast suurt pidu 30 aastat iseseisvat Eestit ja tões ja vaimus on inimesed täpselt nii, nagu on kujustatud seda kuskil sellel nii-öelda kirjanduslikul orja ajal, kus kohas Mats tuli Soni peos mõisa hoovi peale härrat paluma. Müts peos härrat paluma. Esimesel päeval Eesti nii-öelda 31. iseseisvusaastal ei saa me siseneda linnades. Ma ei tea täpselt Eesti olusid, kuna ma olen kaugel paguluses siin Hispaanias. Siin praegu ei ole asjad nii kohutavad nagu on Eestis. Täna hommikul sisenedes kuskil linnas kohvikusse sa ei saa sinna siseneda enam. Kuskile baari, kuhu iganes, mida iganes. Kas see on iseseisev riik? Kas need on iseseisvad inimesed? See on sõimusõna. Mitte mingit iseseisvust ei ole. See on abstraktsioon. Ja kõik need, kes rõõmustavad Eesti iseseisvuse üle, on silmakirja teenrid. Minu silmis mul ei ole nendega midagi jagada. Minu nägemuses on ainult üks asi. Oodata praegu tunni täpsusega võimalusi ja asjade formeerumist ja alustada vastupanu liikumisega. Kui vaja, siis ka relvastatud. Relvi küll pole. Allah akbar. Ma lõpetasin.